igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. 6. käigu paneb sisse Unibet. Mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad! 6. käik podcast on eetris oma teise otselülitusega siit Rally Estonia hoolduspargist ERMi tagant. Gunnar Leheste ja Roland Poom on ühe laua taga ja meil on täna hommikul külaline ka Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa. Aitäh tulemast! Tere hommikut ja aitäh kutsumast! Tere! Kuidas siis senised rallipäevad, no loeme eilsed ka ikkagi rallipäevaks, on politsei jaoks kujunenud oodatult keerulisemalt või oodatust lihtsamalt? Hea on öelda, et politsei valmistub alati keerulitemas situatsioonideks, aga tänane päev ja hommik ja ka eilne päev näitas seda, et meil on väga kultuurne ja äge rallipublik, et ralliga seoses ei saa suurt midagi ette heita, et kui mõni asi välja tuua, siis võib-olla, et kohe ka etteruttavalt kõigile rallikülalistele ette öelda, et palun mõelge, kuhu te telgite, kuhu te tahate ööbima jääda, et mõned murelikud maaomanikud juba helistasid, andsid teada, et äkki on tekkinud naabrid selliste imelike kuppeltelkidega ja pole keegi küsinud, et palun minge küsige ja mingit probleemi ei ole. Ja nipet-näpet kiirusuletust ja arvestades, et ralli ju tõi meeletu rahva Tartusse ja Tartu ööelu kihas varajast hommikutundideni, et head kolleegid patrullist ütlesid, et oli nagu hea nädalavahetus, et eks siis Vembuvedelik tegi oma töö ja mõnigi mees ei saanud aru, et miks ta siin on ja kus ta on, aga loodan, et hommikul jõuavad jälle kõik rallirajale ja läheb kõik ennast edasi. Eile küsisin Rally Estonia korraldajat, et palju on passe müüdud, ei olnud viimast seisu vaadatud. Kas politseil on infot, palju siin Tartu piirkonnas, Otepää piirkonnas võib publikut ja rahvast olla? Me vaatame seda igapäevast elu ja trill ja tralli, siis võiks öelda nii, et tavapärast loomulikult rohkem, et ralli on siia toonud, ma arvan, et mingisugune 20-30 000 pealtvaatajat kindlasti juurde. Aga eks see on igapäevaselt ju näha, et kui me mõtleme selle peale, et kui tahtsime eile läbi Tartu linna sõita või täna hommikugi Hiia tulin, siis kogu aeg on nagu üks suur tipptund. Ja selles mõttes ka üleskutse kõigile kohalikele ja ka rallikülastajat, et varume lihtsalt rohkem aega, hoolime üksteisest ja ei tasu lihtsalt väikse asja pärast närvi minna, et mõne teisel mehel veel auto on. Kas Rally Estoniat võib politsei seisukohast, politseioperatsioonide vaatepunktist võrrelda üldse mingi teistsuguse sarnase üritusega, mis toob 10 000 inimesed ühte piirkonda, siia lõunapiirkonda kokku 4 päevaks? Ega vast teist sellist ei ole? Jaa, ütleme, et Rally Estonia eripära on ju see, et ta tegelikult puudutab päris mitut maakonda ja ta on, mis on natukenegi lihtsam politsei jaoks, et kogu see inimeste hulk on laiali laotatud ju suure territooriumi peale, mis samas loomulikult paneb meie pinged peale meie liiklustaristule. Aga teisesti, kui me siin võrdleme näiteks mingi mitmepäevaste ürituste või festivalidega, aga seal see pilt on natukene võib-olla mitte nii kena, aga samas on jälle kõik ühe koha peal koos, et neid nagu hoomata on lihtsam.
et selles mõttes, et eks ikka planeerimist asju on, aga meil on õnn olnud seda juba ju 3 aastat õppida ka varem. Ma saan aru, et Eesti politsei ei ole selles mures üksinda, et teil on abijõude ka naaberriikidest. Jaa, et siin vaatasin ka, et eile oma heade kolleegidega naaberriikides ringi liikuda, sest et siis ikka väga palju juba küsiti, et oi, et kes nemad siin on ja mis nad siin teevad. Et veel kord selgitust, et lugesin ka teie enda Delfi kommentaaridest, et mis mõttes, et kas neil on mingi juriidiline õigus ka meid kinni pidada, et ei, et hea Eesti rahvas, et need inimesed on toodud ikka nende enda inimeste jaoks siia. Ja et me teeme väga head koostööd ja arvestada sellega, et täna meil ju Soome kolleegidel on ju aastakümneid olnud ju Jyvaskyla ralli ja nemad räägivad, kuidas nemad asjasse suhtuvad. Samas on ju rallipublikut Soomest meeletult palju ja kui me eile oma Soome kolleegid ka kambas olid, siis nad ikka pidevalt kadusid ära oma riigi kodanikega vestlema ja see ongi eesmärk, et juba see Soome kodanik, Läti kodanik või Leedu inimene näeb, et tema politsei on ka siin, et ma saan rääkida emakeeles, kui mul probleem on ja loomulikult see emakeeles aitab ka probleeme väga rahumeelselt lahendada ka meil, et kui nende isikutega on probleemid, et eesmärk on see, et eesmärk ei ole üldse see, et me nüüd ise oma riigis hakkama ei saaks või et me toome midagi abiväge, et alaat läs siis teise riigi politsei lahendab meie asju. Et ikkagi nende riigi rallifännide jaoks on need inimesed siin. Kas Soome kolleegidelt, kellel on ikkagi sügavamad rallitraditsioonid aastakümnete pikkused, kas neilt on ka midagi kõrva taha panna, kuidas rallirahvast mitte nüüd ohjeldada, vaid kuidas üldse selle operatsiooniga toime tulla? Huvitav on see, et me pole kordagi sellel teemal rääkinud, et kas me teeme midagi halvemini või paremini. Pigem räägime sellest, et meil on suht sarnased probleemid, aga ka eile vestlesime ja me tõesti tunnetame ise ka igapäevaselt seda rallipäevadel just, et see ralli pealtvaate kultuur läheb järjest kõrgemaks ja seda ütlesid ka Soome kolleegid, et kui vanasti umbes et kõik läksid, kus juhtus läbi metsa ja mingi hull drill-trall käis kogu aeg ja ma ei tea, võib-olla mõned mehed ei mäleta, keda üldse rallil käisid. Et seda vaatepilte ei ole Soomes enam nii palju, ei ole ka Eestis enam nii palju, et selle üle on ainult rõõm. Rääkides liikluspiirangutest ja liikluspiirangutest kinnipidamistest, kas üldse on ruumi praegu nendel teedel kihutada või on lihtsalt need ummikud nii suured, et ei saagi rohkem kui 70 vajutada? No kui me vaatame meie Eesti liikluskultuuri, see läheb ka järjest paremaks. Aga kui me oleme kas Tartus või Tallinnas, et teatud masinaliigid ja suurus ja ma ei tea, mis asi veel, et alati leiavad ruumid kihutada. Eks see on see suure tee peal ka. Aga suuresti loomulikult, et see probleem on olemas, me ei saa väita, et seda ei ole. Ja vaadates ka eilsele päevale otsa, siis ma pean järjekordselt tänama meie tublit elanikkonda rallikülastajat, et neid kiirusületusi hetkeseisuga oli juba vähem kui eelmine aasta. Aga tänane päev on ees, et täna on ju reede, inimestel hakkavad vabad pikad nädalavahetused, et kui te tulete tänagi siia regiooni rallit nautima, siis tulge natukene varem. Et ega kiire ei ole alati kiire, ja hoolime ja elame turvalist elu ja austame üksteist ka liikluses. Kas rahunemispeatust on tulnud rakendada? Selle peale on huvitav vastata, et ma ei tea, kas peaks ütlema, et õnneks ei ole või ei ole veel vajadust näinud. Et nagu ma ütlengi, hetkel on asi suhteliselt hästi, aga arvestades, et täna on ju ralli täispikk päev ja kui me vaatame seda, et osad katsed on meil ühel pool Tartut ja teised katsed on õhtu teispool Tartut ja seda siblimist hakkab nagu tekkima. Et siis veel kord, et meie üleskutse on raudselt, et tegelikult on see, et kui me arvestame, et kui palju meil autos üldse siin kohapeal on, et kindlasti ummikuid tuleb ja kui te seal ummikus istute, siis võimalusi, kus rallit vaadata läbi nutiseadmete või taskutelefoni on väga-väga palju. Võtke tee äärde, vaadake sealt. Ei pea siis minema siis kihutama, et äkki leian, me oleme ju näinud, et eelmine aasta võib hea kogemus, et Selgise karjääri sai ise jala vihutud mingisugune 5 kilti lõpuks, kes kõik oli umbe pargitud ja siis seda pettumust, et issand jumal, juba 2 esimest autot on läinud ja kõik torisesid. Ja siis oli kõige lahedam oli see, et vaadati veel 2 autot ära ja siis otsa ringi. Kuule, nüüd me peame teise koha peale jõudma. Mida rapsite? Võta taskust telefon, vaata sealt ja naudi ägedat ilma ja oota, nad tulevad ju varsti teise ringi jälle tagasi. Kas te ise ka saate ralliraja äärde minna, nautida ralli õhkkonda või on valvelolek kogu aeg, peab olema valmis? No, operatsioonijuhina on natukene see hea, et ma tänan siinkohal väga mingit meeskonda, kellega me seda asja oleme siin juba mitu aastat teinud, et
et loomulikult on aega ja me saame nagu vaadata ja meie eesmärk on ka natukene ka see, et kui me seal ise ka vormis ringi liigume, et hea rallipublikuga rääkida ja vestelda, et kuidas on. Ja veel kord see, et tuleta rahvale meelde, et me oleme ju teie jaoks siin igal pool ja ka igapäevases elus samamoodi, et ja täitsa lihast luust inimesed ja jumala mõistlikud mehed ka kusjuures. Kui pikad päevad politseil on? Hommikust 6 kuni hommikul 6 välja? Loomulikult, et ega me rahva turvalisuse tagamisega tegeme 24/7 iga jumala päev, aga kui me rallioperatsiooni vaatame, et ega kui ju autod seisavad siin parklates ja tehnoaladel, siis meie paneme ka vahepeal pea padja peale ja käime kodus ja vahetame riided ja natuke värskendame ennast ja hommiku vara tagasi, nii nagu teiegi, et ikkagi kõik meie, kes me siin ralli taktis hingame, et hommikul kell 6 tööle ja õhtu kunagi hilja hommikutundidel ja võib-olla isegi mõned unetunnid, et võrreldes muidugi nende aastatega, mis siin olnud on, et kui me räägime sellest esimesest rallist, et kui me tegime siin Covidiga ja 2,5 kuud ja ralli oli väga vinge, siis ikka saab ikka juba palju magada juba. Ma küsin lõpetuseks sellise natuke isiklikumat laadi küsimuse ka, selline üldhuvi, et kas Tartu politseijaoskonna juht on ka ise saanud kiiruse ületamisest trahvi? Jah, muidugi, et täitsa lihast luust inimene, nagu ma rääkisin, et olen saanud liiklustrahvi ja on isegi õnnestunud oma hää meeskonna liikmete mobiilkaamerasse siin mingisugune pool aastat tagasi korra sisse sõita ja maksta mõned eurod, eurod riigikassasse, et loomulikult ikka juhtub. Ega sellepärast on ka minu arust meie õigusmõistmissüsteem väga inimlik, et kui sa ju, ütleme, eksid, mitte palju, natuke mõtled üle, annad oma panuse riigieelarvesse ja mul on muidugi see eelis, et ma pärast saan selle palgapeal jälle tagasi. Aga seda on meeldinud näha, et te olete ka inimene. Aitäh! Jah. Aga suur tänu teil sellest kiirest operatsiooni kõrvalt siia stuudiosse tulemast. Meie ei lähe küll otsepildis raja äärde, nagu me üritasime, sest Wi-Fi jumal seekord ei lubanud. Küll aga vaatame ära ühe video raja äärest, mis oli salvestatud mõned nädalad enne rallit ja vaatame otsa juba tänasele 4. ja 7. kiiruskatsele, Raanitsa katsele. Raanitsa katsel on ka Delfi hüpe, sellest räägime kohe pärast videot, aga vaatame ära siin Niitvälja ja Pranglilaan oli vist selle nimi. Pealtvaatamisala video ja siis oleme stuudios tagasi. Raanitsa ja olemegi tulnud siis katse stardi poolt ja läheneme siis 3. pealtvaatamisala juurde, mis on RMK Pranglilaan. Ja see tegelikult on seotud ja kombineeritud siis 4. alaga, mis on areen ja nimega Niitvälja. Et miks me siin oleme, minu arvates üks ägedamaid kombinatsioone, kus siis Niitväljal saab nautida hästi mõnusalt kõike seda, mis on Rally Estonial tavapärane ja teistpidi, kes siis on nõus natuke rohkem käima, siis Pranglilaanes saab ikkagi kogeda midagi sellist, mis peaks inimestel ihukarvat püsti tõstma, et WRC autod siis oma aeroga peaks tulema siit täisgaasiga üle nende trampliinide ja hüpete, mis on veel seotud kurvidega, et väga vinge kogemus peaks olema. Urmas, sa seisad nüüd Pranglilaane pealtvaatamisala kõige kõrgema kännu peal. Miks sa selle valisid? Ma julgen öelda, et see on üks parimaid vaatamiskoht. See on parim känd, mille otsas seista. Et neid kände tegelikult on siin veel. Ja miks ma selle valisin? Ma näen pikalt seda nagu kiire osa tulekut. Minu ees on üks päris keeruline tehniline kurv, et võib-olla siit ei tundu keeruline, aga kui sa sealt 180-ga tuled ja proovid seda kurvi võtta, siis ta kuidagi nähtavuselt kaob ka ära ja keerab kuidagi nurga taha ja üsna raskesti sõidetav. Ja teisest küljest ma näen autole ka järgi. Mis sa hindad, palju siia kännu ümber inimesi mahub? Ei, siia mahub ikkagi palju sadades, et eks siin peab vaatama, et keegi enda jalgu nagu ära ei väena, aga siin on piisavalt ruumi, et vaadata. Nii, nüüd oleme Pranglilaane teises otsas. Mida me siit näeme? Nüüd Niitvälja poolses otsas. Ja siin on kaks trampliini järjest. Esimene on
järgneb kiirele parem kurvile, mis on eriti keeruline. Ja sest nähtavust ei ole ja kuna kiirus on suur, siis pigem sõitja psühholoogiale teeb seda, et kiputakse võib-olla vara sisse minema. Ja tegelikult sama asi juhtus ka Georgiga, et läks tiba vara sisse. Mis aasta oli? Kas äkki 18-19 läks tiba vara sisse ja nii kui trampliiniharjale või hüppeharjale jõudis, siis juba lennutas sealt otse kraavi ja lõhkus kahjuks auto päris ära. Et tehniline koht ikkagi midagi? Väga raske koht, et sellised seotud kiired kurvid ja eriti keeruline on eespoolt tulijatel, et nagu praegu on näha, siis on selline päris suur siukene nagu lahtine kild peal, et kes selline, ma arvan, esimesed 5 autot on ikka ülimalt keeruline. Siin kajab ka päris hästi, et siin on see müra ka. Ei no siin see ikkagi nagu Rally 1 auto heli peaks päris võimas olema ja see on ka eraldi nagu eesmärk, millest me oleme rääkinud, et mitte nagu live-ülekannetega ei pea võitlema, vaid live-ülekannetega peab konkureerima targalt ja just ma arvan, need kohad on sellised, mida üheski live-ülekandes sa ei saa kogeda, et kui see ralliauto sul hüppab 180 km tunnis sisuliselt mööda. Käega ei tohi katsuda, aga võid ette kujutada. Kindlasti on siin ka turvalisus on tagatud ja ikkagi nendest teise, kolmanda rea puudest tuleb siin tagapool seista, aga ise väga mõtlema ei pea, et siin on meie poolt lindid paigaldatud ja turvamehed, et kes kuulama ja vaatama peab ja mõtlema ja ka ralliprogrammist, kas siis virtuaalsest või füüsilisest jälgima neid ohutusnõuandeid. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, tagasi 6. käigu pop-up stuudios Rally Estonia hoolduspargis. Üsna vaikne on siin praegu, et suuri masse nagu eile ei paista. Üsna vaikne ja üsna jahe on ka, aga just kui ma jalutasin siia, siis me peame jalutama sellest kinnisest pargist mööda ja seal ei olnud üldse vaikne, et just keegi pani seal oma auto käima niimoodi, et kõrva kuulmine kadus peaaegu. Nii et ei ole igal pool vaikust. Aga väga huvitav intervjuu oli, selles mõttes, et põnev oli näha ka seda vaadet, mis tuleb inimestelt, kes meid igapäevaselt jälgivad. Ja tegelikult ju vähemalt on tore kuulda, et iga aastaga läheb asi paremaks, inimesed mõistlikumaks. Tegelikult ju see rallikultuur võikski olla ikkagi nagu selline viisakas kultuur, nagu tegelikult ka rallisõitjatena. Me ju alati proovime vähemalt olla eeskujuks ju tavaliiklejatele ka, et tavaliikluses meie jaoks trahvid võivad tähendada seda, et meilt võetakse load ära ja litsents ära. Et tegelikult ju rallipublikuga võiks sama olla, et näidata, kuidas on võimalik ühte ägedat suurt sündmust, ma ei tea, võime öelda, rallifestivali siin nautida.
kuidas sina nautisid eilset päeva? Olid sa mõnel üritusel, mõnel katsel, avamisel, termikakontserdil? Ma käisin tegelikult enne, kui suur pidu hakkas, ma olin seal keskuses ilusti, kus oli liiga palju inimesi minu jaoks, aga ühel hetkel ma läksin ikkagi hotellituppa ära ja vaatasin otseülekannet, nii et internetis siis. Et ma ei jäänud sinna koha peale. Kas hotellituppa oli osta termikat? Kusjuures ei olnud. Ei olnud? Ei olnud, üldse ei olnud ja ma olin üllatunud, ma mõtlesin, kas üldse läks termikas peale või ei läinud. Aga siis ma sain TV3, mis kandis üle, siis ma sain aru, et ikka... Kandis üle või? Ja. Et siis ma sain aru, et vist ikkagi laulab seal. Ja, mina olin koha peal. Minul oli heli väga hea. Ma olen kuulnud, et nendel, kes oli Raekoja platsi keskel, nendel nii hea ei olnud, et sinna väga hästi ei kostnud. Aga mis puudutab Jaagup Kreemi ja termikat üldse, siis müts, sokid, kindad, võtan kõik maha. Absoluutne legend. Ma ühe pildi pealt just vaatasin, et ega tal on kitarr ka peaaegu maha lastud. Ja tal vahepeal kukkus ka maha. See lohiseb tal selle järgi kuskil. Kuidas ta seda mängib? Ma ise olen kitarri mänginud pool elu, et ma ei kujuta ette, kuidas ma mängiks, et mul see kitarr siin kuskil põlvede juures ripub. No ütleme nii, et Jaagupi kitarr on nagunii natuke maha keeratud. Taavi Langi kannab ja tassib seda bändi kõige rohkem. Aga ei, Jaagup ei vanane mitte kunagi, mul on selline tunne. Jaagup võttis oma tütre ka lavale. Ma ei tunne neist kumbagi, aga ma arvan, et see tütar on üks kahest tütrest maamuna peal, kes ei pea oma isalt küsima luba tätokate tegemiseks. Teine on Ossi Osborni tütar. Et Jaagup on Eesti Ossi Osborn mõnes mõttes. No võib-olla küll, jah. Ma ei ole teda liiga palju laval näinud, aga iga kord, kui ma näen vähemalt pilte, siis ma näen, et see pilt, mida ma näen, on samasugune, kui ma olin nagu selline väike ja midagi muutunud ei ole. Ja, nad rääkisid ka, et nende esimene kontsert Tartus oli vast kuskil levimuusikapäevadel aastal 88. Mina tegin seal Tartu Toomemäe sünnitusmajas esimesi väekse samal ajal. Uskumatu ja tüüp ei näe väga vana välja ju. Näeb välja jätkuvalt nagu selline 20-30 rocker. Ma üritan igal aastal vähemalt ühel termikakontserdil käia ja ma pean ütlema, et võrreldes mõne teise Eesti kultusbändiga, nad on oma helikeele suutnud nii-öelda tänapäevasena hoida ja uuendavad ja teevad uusi lugusid. Jaagup ei suuda olla niimoodi, et ta ei tee uut lugu aastas. Ja nendest lugudest saavad ka hitid ja need samad, kes täna on 10-11 aastased, kõik laulavad neid samu laule ka, mida me laulsime seal Juulikuu lumi ja Torm ja... Ja, uskumatu fenomen. Ja. Aga räägime katsest ka. Meil eile oli ikkagi publiku katse ka. 3,35 kilomeetrit oli küll ainult selle pikkuseks siin samas Ermi kõrval. Tartu vald selle katse nimeks ja Ott Tänak võitis selle. Ägedaks läks tegelikult see võitlus, et kuigi on lühike katse ja tegelikult nagu võib-olla liiga palju ei toimu ja see publiku katsed ju enamasti on ikkagi sellised, et lihtsalt vaatame ja ega seal midagi ei toimu, mingid lühikesed sutsakad, siis siin oli see katse ikka üliägedaks tehtud, et me sõitsime selle nii-öelda juba traditsioonilise osa seal, mis on aastaid olnud, aga see lõpuosa oli ikka uueks tehtud ja väga ägedaks tehtud ja kusjuures ei olnud see midagi sellist, et tule ja sõida läbi, seal toimus ka nagu päris tummiseid momente ja ma just praegu vaatasin, et Fabio Schwarz Rally 3 Ford Fiestaga on seal korralikult üle katuse auto keeranud. Lisaks siis ju... Emil Lindholmi vedrustuse katki sõitmine. See oli ilmselt kuskil kivi. See ei näidanud küll otsepildis, aga kusjuures tüüp tuli selle katse niimoodi lõpuni veel, et sealt liiga palju kaotast ei tulnud uskumatu müts maha, et ta suutis selle auto nagu veel hooga lõpuni ära tuua. Aga kas me teame, kas Lindholm sai auto korda, sest täna hommikul on ainult 15 minutit servist, on ju? Ma olen üpriski kindel, et saad, et seal midagi liiga palju nagu teha ei ole vaja õnneks. Et ma arvan, et need mehaanikud saavad hakkama sellega. Ja meil on kaksikjuhtimine, olgugi, et see kohe esimese katsega pööratakse kõik pea peale. Lappi ja Evans siis võrdselt tänu sellele, et Ott ju alustab meil 5-minutilise miinusega. Jah, nii ta on. Et tegelikult Lappilt oli päris äge näha seal ka ja ütles, et tal on kõik olemas, et seda rallit võitma minna. Ma tahaks näha, et
keegi suudab Romperaal vastu astuda ja kui see keegi on, siis täna tundub, et Lappi on nagu nii enesekindel siin. Ja ütles ka, et ta on nagu mitmeid rallisid on talle kogu see pakett juba koos olnud, et võitu minna võtma ja nüüd ta nagu soovib seda tegema minna. Et täna ta ei pea ilmselgelt siin Neville'iga võitlema hakkama, ma arvan, et ta on Neville'ist üle nendel teedel. Nii et loodame, mul on suured panused Lappile pandud. Palju panid? Palju. Aga rääkides veel sellest mootorivahetusest ja sellest jandist, no siis eile olin seal Termika kontserdil ja siis tulid ka mõned tuttavad ikkagi küsima, et kellele ei mahu pähe, et no palju neid mootoreid siis ikka aasta peale on ja kas kuidagi teisiti ikkagi poleks saanud ja meil on üks küsimus tuli ka eile õhtus selle kohta, et kas Ott ei saaks Lubee autoga hoopis starti minna? No võiks ju saada, ütleks Lubeele, et sina nüüd istu kodus või äkki leiame sulle mingi Rally 4 auto, et sa paned sellega. Aga tegelikult ikka nii ei käi, et see ei ole võimalik. Küll ma lugesin ka tegelikult sellist asja, et sellel Fordil oli juba mootori probleem olnud üldse enne, kui see auto skrutineeringusse läks või enne, kui ta shakedownile läks. Tegelikult oleks saanud varem reageerida. Oleks saanud mootori vahetuse teha. Rich Millener ütles, et ei tahetud teha lihtsalt niisama seda mootori vahetust, et midagi seal on. Tundub veider. Olen kindel, et igas teises meeskonnas oleks see vahetus ära tehtud. Et küsimus vist oligi lihtsalt, et kas me teeme mootori vahetuse ära ja nii-öelda anname sulle ühe võimaluse ära, et see üks nii-öelda on tehtud ja kas sellel teisel siis oli üldse midagi viga või olnud, et see oli selline riskivärk kohe juba enne, kui shakedown algas ja nad teadsid, et seal midagi on. No näha oli, et Ott oma seal katselõpu intervjuus oli ka mott ikka täiesti maas ja ma ise seda avatseremooniat ei näinud, aga siis kui paluti Otil seal lava peal Raekoja platsis öelda midagi Eesti rahvale, siis Ott ütles tore. Ei, no ongi tore. No. Aga ei, katsel, mis seal salata, käisin ka ise. Nii. Kui lähedalt sa seda siis nägid? Sa eile reklaamisid, et... Ma nägin seda kõige lähemalt, kui üldse saab näha. Panen siia ühe video enda arvutist peale ja võib-olla siis kommenteerime otse ka, et Roland võib siis nagu kommenteerida, mis siin autos näha on. No mina ütlen, et väga kitsas oli. Ma ei osanud oodata, et ralliautos nii kitsas on. Sa mõtled siis istumine? Ei, iste on okei. Sellega ma olin juba korraks tutvunud Vilniuses, kui ma käisin Benedictas Vanagase pressikonverentsil. Aga just need rihmad. Okei. Ei tahtnud nagu väga vinguda ka, Kulder tõmbas need kinni ja ju siis Kulder teab. Vaata, tegelikult on see, et rihmad peavad kinni olema. Et seal ei ole seda varianti, et rihmad jäävad natuke lõdvaks, et selline see istumine seal ralliautos peabki olema. Ja küljeaknast ei saa välja vaadata, sest kaelatugi ikkagi natuke piirab. No me näeme vähemalt nii kauga, et sa oled päris eleuses seal. Kuidas esimesed meetrid olid või esimene kurv, mis tunne oli? Ma sain kohe aru, et ma olen reisija. Mul pole siin mitte midagi teha ja õõtsun kaasa nii, nagu Benedictas sõidab. Mõnes mõttes tuli usaldada Benedictast, aga vend on... No kui ma poleks teda varem tundnud, siis võib-olla ei oleks niimoodi usaldanud, aga ei. Lisaks minul oli üks Toyota kampaania võitja seal veel, üks Kätlin, kes ka oli väga elevil ja ei, me mõlemad jäime väga rahule. Kätlin muidugi väga kavalalt ütles, et ma läheks esimesena. Et ta saab pärast siis kiiremat sõita, et pärast oli Benedictasel rada peas. Siin tal väga hästi peas ei olnud, me tegime väikse tiituuri ka, käisime muru pealt ja kahe puu vahelt. Tegelikult on see hästi äge katse, mida sõita, aga ma ei ole kindel, kui äge katse seda on sõita Dakari autoga, sest see on nii suur ja tegelikult seal kivide vahel on suht kitsas kohati. Aga tundub, et enam-vähem ikka seal kivide vahel püsisid ja kuskil ta pihta ei saanud või? Ei, kividega pihta ei saanud. Küll aga vaata need, mitte äärekivid, vaid need kõrgendused seal. Lõpupoole võtsime seal kõrgendustes ka natukene ja üks väike trampa on ka. Meie küll rattad õhku ei saanud, aga eile mõned autod ikkagi said, me nägime katse pealt. Ja no ütleme jälle, Dakari autos ja mordikäik on lihtsalt nagu kohutavalt pikk, et sellel autol rattaid lahti saada, siis on ikka suurt tüpet vaja. Aga okei, nii palju siis sellest videost. Võib nüüd minu ekraani siit maha võtta, siis ma saan oma... Äge, et sa seal käia said ja ütleme nii, et igaüks ei saa istuda Dakari autos. Et ma ütleks, et see on vähemalt võrdeline Rally 1 autos istumisega. See on päris eriline värk.
Ja järgmine eesmärk on saada istuma kuskile metsa vahele ikkagi. Roland, äkki ise võtad mõne auto ja sõidutad mind? No teeme ära siis, kui sa palud, siis teeme ära. Sest ma kuulsin, et Jaagup Kreem sai selle sama Benediktasega ikkagi kuskil metsa vahel natukene kiirust ka mõõta. Okei. No väga lahe. Aga siis tuleb panna kalendrisse koht ja too auto ja ma sõidan. Jah, vaatame veel, kes maksab. Aga jaa, aitäh veel kord Toyotale ja nii ongi. Mis tänasest päevast veel? No täna on kindlasti see, et esimene katse kohe 8 minuti pärast. Peipsiääre katse ja Mustvee katse sealt järgi. No me oleme kuulnud juba mitu aastat Urmo käest seda, et need on kõige tummisemad katsed, kõige keerulisemad katsed, mida sõita Rally Estonial. Ja panna need esimeseks ja teiseks väga viis. Ütleme nii, et hommikul pidi ilmselt rohkem kui 1 kohvi jooma, et see nii-öelda seal oleks valmis kohe vajutamine, sest üliägedad katsed, et kohati nagu sa oled kuskile metsa alla nagu mattunud, seal on kinni kasvanud täiesti ja see on ülimalt lahe. Pikad kurvid, kitsad kurvid, eurograavid, et huviga ootan, kindlasti tahan vaadata seda laivis ja see saab olema ülimalt lahe ja ma arvan, et kohe tegelikult esimeste katsetega mingisugune asi võib seal välja joonistuma hakata, sest need 2 katset on olnud, kus vahesi sisse sõidetakse. Ma arvan, et enam ei ole see esimest korda sõidetud, et need vahed ei saa olema suured, aga ma kujutan ette, et isegi siin 25 kilomeetri peal selline 5-7 sekundit vahet teha on täiesti võimalik selles tippkonkurentsis. Jaa, võtame mõned küsimused ka siia saate lõppu ja siis hakkamegi vaikselt katset jälgima. 13.30 Olga tagasi on meie teine otselülitus, aga loomulikult enamus küsimusi ja selliseid frustratsiooni väljendusi on Oti teemadel ja ütleb ka Meelis, et ootas Rally Estoniat pikisilmi ja on siin koostanud väikse nimekirja asjadest, mis juhtuvad ainult Otiga. Nii. Number 1, 15. Mootor jookseb kokku, turbo ütleb üles, roolivõim lakkab töötamast, käigukang jääb pihku, kojamehed lakkavad töötamast, klaas läheb uduseks, toimub rehvi purunemine, juhtub ka teistega. Käik ei lähe sisse, auto sureb pärast veetakistust välja, kütust saab otsa, sebra jookseb ette, kivi lendab ratta alt klaasi peale, hübriid ei tööta, pidurid kaovad ära, rattavõtid pole kaasas, juhtub ainult Otiga. No, võib-olla päris tõsi ei ole. Ütleme, mõni seal on nii tobe asi, mis siin aastate jooksul on juhtunud, et juhtub küll ainult Otiga, aga klaasi tuduseks. Jah, või ma ei tea, käigukang jääb pihku või seal on muid tobedusi ka juhtunud. Aga ma ei oska isegi öelda, et kui kõik need aastad kokku teha seda, nagu siis võib nagu hakata, võib öelda küll jah, et no mingi popuriika saab korraliku videost. Aga nüüd praegu, jah, mingil hetkel tahaks, võib-olla vaata, Oti, seal peab mingi loogika leidma, et ta läks Toyotasse autot arendama, siis ta läks Hyundai'sse selle põhimõtteliselt arendama, nüüd ta on M-Spordi selle seda arendamas. Ja oli ka eelmist WRC generatsiooni M-Spordides arendamas. Et ta on alati nagu halval ajal võib-olla koha peal, kus juhtub hästi palju. Ja siis, kui see auto nagu on heaks saanud, siis ta läheb minema. Et võib-olla selle aastaga saab see Ford ka heaks ja võib-olla seal ei juhtu nii palju asju. Ja siis järgmine aasta ta liigub sealt jälle edasi. Aga siis vähemalt on kogu see service parks, kogu see tiir tehtud. Enam tal pole ühtegi uut meeskonda võtta, mis autot arendama minna. Kõik on juba arendatud. Nii et nüüd ta võib siis valida, kus oleks valmis auto. No mina arvan, et M-Spordi eelarve seab ka ikka mingid piirid võrreldes. Kindlasti. Me näeme seda kas või siit service pargist, kuidas millised võimalused on erinevatel tiimidel. Jaa, absoluutselt. Ja ma arvan, et ma ennem tahtsingi öelda seda, et kui küsimus on, kas mootor vahetada või mitte, siis ma arvan, et ühelgi meeskonnal, kes meil siin taga on, ma arvan, kohe võib öelda, et see kõige suurema telgiga siin, no ei oleks küsimus, kas see mootor vahetada või mitte, et sellega lihtsalt ei saa riskida. Maja tahtsid öelda, mitte telg. Jah, see on väga suur maja. Nii, Heiki küsib, tulenevalt Oti trahvist, siis millised reeglid on reeglite raamatus teie arvates väga tobedad? No ma arvan, et me peame kohe ütlema need sõõrikute tegemised, kus Oliver Solbergile väänati korralikult ajakaristust. Aga tegelikult jah, see mootori teema on ka tobe ja tegelikult teised sõitjad toetasid Otti ja ütlesid ka sõna sekka. Elfin Evans veel eile pressikal ütles või poodiumil, kus ta rääkis seda, et see reegel on ajast ja arust ja see vajaks muutmist.
et siis see reegel peaks kehtima alates esimesest katsest, aga kõik, mis sellele eelneb, et see reegel ei peaks kehtima. See mõtleb mootorivaatuse reegel. No tegelikult on väga karm, et sõitjat niimoodi karistatakse. Jah, et see peaks olema ju nii-öelda meeskonna karistus, et see loogika peaks olema teistsugune, et jälle... Ma ei tea, näiteks, et tootjate punktidele Ott ei sõida. Jah, see oleks juba nagu päris aus. Et tegelikult seda ei juhtu tihti, seda juhtub harva, aga siis jälle, kui see juhtub, siis jälle tekib see küsimus alati, et kas see on normaalne reegel. Võib juhtuda, et nüüd järgmine nädal see on unustatud ja me hakkame sellest rääkima järgmine kord jälle, kui kellelgi selline asi juhtub. Et ütleme, selles sarjas on üldse selliseid natuke mingid sisulisemaid probleeme ka, millega peaks tegelema, aga mis tuleb jälle kõigil meelde siis, kui jälle nagu see aktuaalseks kerkib see teema, et natuke nagu pealehakkamist võiks kuskil seal rohkem olla. Rallirahva Facebooki kommuunis juba ringleb video, kuidas Hitler reageerib Oti mootorivahetusel. Oled sa näinud seda? Ma nägin mingisugust kuskil mingit postitust nägin, aga siis ainuke asi, mis ma mõtlesin, oli see, et kuidas kellelgi juba oli aega midagi teha. See ei ole keeruline, on mingid programmid, mis selle videoga teevad väga kiiresti hookus-pookust. Endal õnneks ei ole huvi sellega tegeleda. Siis Fred küsib. Oti hooaeg tundub, et läks sinna, kuhu ta läks, aga mis edasi? Kas oleks võimalik, et ta rendiks näiteks Soome rallile endale Toyota ja paneks seal kõigile kalendriga? Kas kunagi on keegi hooaja keskel üldse meeskonda vahetanud? Ei, see ei ole võimalik, sest Otil on ikkagi leping. Kui tal ei oleks lepingut, siis oleks võimalik, aga mitte Soomes, sest Soomes võtab selle 4. Toyota ju Jari-Mati Latto enda istumise alla. Aga siin on ju 3 Toyotat, nii et tegelikult Rally Estoniaks jäi üks Toyota vabaks küll, mida nii-öelda Toyota on valmis rentima. Aga Oti puhul see ei oleks võimalik, sest tal on ikkagi kehtiv leping ja ta ei tohi teistes autodes istuda. Aga ei ole keegi vahetanud hooaja pealt või? Minu sunninen ei ole või? Ühelt poolt ühest meeskonnast visatakse välja, siis järgmine ralli teises meeskonnas. No sunninen on ilmselt selline, ta on klient, ta oli M-spordi klient. Et kõik, mis ta tegi, ta pidi kinni maksma ikkagi, et selles mõttes see on natukene teistsugune lugu, mis seal oli, kui sunninen M-spordist ära läks ja läks Hyundai'sse Rally 2 programmi tegema. Nii, siis Ingmarit ootame täna saatesse, lubas rallipargist läbi astuda ja Georgi nendest 10 küsimusest võtame ka ilmselt päeva jooksul veel mõned ette, aga mis me teeme, tõmbame tänasele hommikusele saatele joone alla, sest minuti pärast stardib Kalle Rovanpera juba esimesel katsel. Jaa, ma arvan, et mitte ainult meie, aga kõik teised rallifännid, tuhanded, kes meid praegu vaatavad, tahavad hakata esimest katset või teist katset vaatama. Aga teeme nii. Aitäh praegult vaatamast ja 13.30 olge uuesti meiega. Kohtumiseni. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.